olen saanud väga hea kogemuse sellest, et Jumal saab iga ühte kasutada. Et kui sa astud välja, siis isegi kui sa arvad, et sul on mingisugused puudujäägid, et sa ei oska inimestega rääkida, sul pole piisavalt julgust, siis ometigi Jumal teeb niimoodi, et inimesed kogevad sinu kaudu Jumala armastust ja nemad saavad julgustatud ja nemad julgustavad sind. Alguses tundus tänavatel ülistamine olevat piinlik, aga kui me seda tegime, siis Jumal täitis mind rõõmuga ja see oli väga-väga tore. See oli minu elu esimene missioonireis ja minu tunnistus on sellest, kuidas ma läksin 2 esimese tüdruku juurde ja nad võtsid Jeesuse oma ellu vastu. Nad olid lihtsalt nii avatud, et keegi tuleks ja jagaks nendega sõna. Ja üks nendest tüdrukutest jõudis ka sama nädala pühapäeval kirikusse koos oma perega Jumala teenistusele ja olgu see julgustuseks ka sulle, et sa astuksid rohkem välja oma usus. See missioonireis oli väga imeline, ma sain koos oma abikaasaga teenida tänavatel ja üks mees läks oma 2 lapsega must mööda ja mõtlesin, et Jumal, et kui ta jääb seisma, et siis ma räägin temaga ja ta jäi seisma ja ma läksin oma abikaasaga ja lihtsalt lapsed olid seal, kes olid autistlikud, kelle eest oli vaja palvetada, kuid mu mees siis sai ka tunnistada mees mehele ja selgus, et selle mehel olid samad probleemid ja ta ei läinud ära, kuigi ta oli moslem, ta oli avatud ja püha vaim tegutses temas. Reisil ma sain teistele inimestele evangeeliumi rääkida ja see oli lahe. Ma sain esimest korda elus jagada oma tunnistust inglise keeles. Jumal oli ligi terve reisi vältel niimoodi, et kui ma läksin pausi ajal kohvikusse, siis kohvitegijale ma sain tunnetussõna, et tal on migreenid ja ma küsisin ning ta kinnitas seda ja ma sain tema eest palvetada ning jagada ka enda tunnistust ja ta sai väga puudutatud. Jumal lihtsalt liikus üliriiliselt, see oli ülivõimas reis ja lihtsalt iga kogudus, kus me käisime, sa võisid lihtsalt tunda seal erilist Jumala ligiolu ja Jumala erilist voolamist läbi meie, läbi selle koguduse ja lihtsalt see ja lihtsalt midagi erilist, mida ta tahtis teha selles koguduses, meie sees. Palveteenistusel tuli eespalvele üks naine, kes oli ühest kõrvast kurt ja siis tema eest palvetati. Ja peale palvet siis testiti tema kuulmist, et kuulev kõrv kaeti kinni käega ja siis teise kõrva sosistati numbreid ja siis ta hakkas neid numbreid ütlema täpselt välja, mis talle sosistati. Et kõrv, mis oli enne täielikult kurt, hakkas juba kuulma ja see on meie Jumal, kes teeb imesid. Kui meil oli eestpalveaeg, siis mind nii kinnitas ja julgutas, et Jumal saatis minu juurde nii palju inimesi, kellel oli olnud samad probleemid, mis minul elus. Ja ma sain neid julgustada, et ma olen tulnud välja täpselt sarnastest olukordadest ja Jumal on toonud läbimurded ja Jumal on saatnud mind just Eestist sinu jaoks siia. Üks India päritolu meesterahvas tuli palvele ja tal oli nii palju hädasid, aga peale palvet ta sõrm sai terveks, ta kõrv hakkas kuulma ja ta põlv sai terveks, nii et Jumal tegutses täiega. Minu jaoks oli hästi eriline see, et kui me olime teenistusel ja me pidime palvetama ja mind ja Rihot pandi väikses koguduses eest palvetama, siis ma olin täitsa nõutu ja ma palusin, et tõesti, et Jumal juhiks ja kui inimene tuli palvele ja ta ei öelnud ka, mille eest palvetada, siis Jumal pühavaim andis tõesti sõnad suhu. Ja see oli imeline reis koos Jumalaga. Tuleb meelde üks tunnistus, kus ma pidin palvetama ühe inimese eest ja pühavaim ütles, et palveta eesti keeles. Ma ei teadnud, miks see nii oli, aga see nii puudutas teda ja ma mõtlesin, et alguses, et on kuidagi Eestiga seotud, aga ei olnud. Aga Jumal teab igat keelt ja mõistab kõiki palveid. Hey guys, my favorite part of the weekend was the Monday night evening prayer. The day before I prayed to God that He might speak to me through visions, through dreams, through His words. And when I laid hands on the pastors, I really saw visions and I prophesied for them. God spoke to me and I never felt so close ever before to Him. Thank you.